Lugemine Püha Matteuse evangeeliumist 11. peatükist. Jeesus ütles, tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat ristija Johannesest, aga väikseim taevariigis on suurem temast. Ristija Johannese päevist tänini rünnatakse taevariiki ja ründajad kisuvad selle endale. Kõik prohvetid ja seadus on ju ennustanud Johanneseni ja kui te nõustuda tahate, tema on Eelia, kes pidi tulema, kel kõrvad on, see kuulgu. Aga kellega ma võrdleksin seda sugupõlve? See on laste sarnane, kes istuvad turgudel, hõigates teistele. Me oleme teile vilet puhunud ja te ei ole tantsinud. Me oleme teile itkenud ja te ei ole vastu rindu löönud. Sest Johannes tuli, ei söönud ega joonud ja nad ütlevad, tal on kuri vaim. Inimese poeg tuli, sööb ja joob ja nad ütlevad, ennäe, see inimene on söödik ja veinijoodik, tölnerite ja patuste sõber. Ja ometi annavad tarkusele õiguse ta enda teod. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, Kristus. Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala Isa armastus ja püha vaimu osadus olgu ja jäägu teiega. Sellel alanud kirikuaastal me jutlustame oma kirikus epistli tekstidele ehk Uue Testamendi kirjadele. Ja nii ma tuletan siis meelde jutluse aluseks tänasest epistlist, mida me juba kuulsime, veel ühte lõiku, see on 2. Peetruse kirja 1. peatükist, salmid 20 ja 21. Seda mõistke esmalt, et ühtki prohveti ennustust pühakirjas ei või omapäi seletada, sest iialgi pole ühtegi prohveti ennustust esile toodud inimese tahtel, vaid pühast vaimust kantuina on inimesed rääkinud, saades sõnumi Jumala käest. Issand, pühitse meid tões, sinu sõna on tõde. Aamen. Head sõbrad, ma tulin täna siia kirikusse jumalateenistusele naaberkirikust, Viljandi Pauluse kirikust, kus hommikusel jumalateenistusel jutlustasin ja pühitsesin Viljandi Pauluse kiriku 3 vitraažakent, mis on siis restaureeritud ja saanud uue ilme, uue hingamise kunstnik Urmo Rausi töökojas. See vana ja väärikas, mitte küll nii vana kui meie kirik, aga sama väärikas, on saanud siis 3 imelise ja õhulise akna võrra kaunimaks. Eile olin Suure-Jaani kirikus, kus õnnistasin käärkambri ja pikihoone uuendatud katuse ning restaureeritud tornikiivri koos kullatud kukega. Oli samuti suur hulk rahvast, kontsert, suur pidu. Möödunud kuul tähistati Põltsamaa kiriku välisremondi lõppemist. Ja kui veel näiteid tuua siit lähedalt Viljandi praostkonnast ja maakonnast, siis pooleli on Halliste ja Paistu kirikute välisremont. Need on näited siitsamast lähedalt, mis on rõõmsad ja lootust andvad ja kinnitavad meile, et me oskame oma pühakodadest hoolida ja nende eest hoolitseda. Ja see on julgustuseks ja innustuseks ka meie kogudusele, kui koguduse nõukogu on kinnitanud meie järgmise aasta tegevuskava ja otsustanud, et me viime üheskoos lõpule
oma kiriku välisremondi, siis on juba praegu võimalik meil ajalehepaberist maalrimütsid valmis voltida ja pintslite likku panna selleks, et talgute korras tulla siis tuleval kevadel ja suvel kirikut läärdima. Kui ma ütlen meie, et me oskame oma pühakodadest hoolida ja nende eest hoolitseda, siis meie all ma mõtlen mitte ainult meid siin täna või ka meid koguduse liikmeid ja kristlasi, vaid tegelikult eestlasi laiemalt. Kõik need eelnimetatud suured tööd erinevates pühakodades on aset leidnud riigi, omavalitsuste, eraannetajate ja koguduste koostöös. Kui reeglina koguduse igapäevasel majandamisel me peame oma jõudude ja annetustega hakkama saama, siis pühakodade taastamiseks on siiski võimalik leida vahendeid riigilt, omavalitsuselt, eraannetajatelt. Ja mul on mitut puhku olnud võimalus ka kogeda, et ka hool oma kodukiriku, oma linna või kihelkonna maamärgi eest liidab ja ühendab kogukonda, liidab omavahel, aga liidab ka eelkäijate ja järeltulevate põlvkondadega. Iga rahvas, iga kogukond vajab seda, mis meid ühendab lisaks lühiajalistele eesmärkidele, mis meid ühendab ka pikemas igavikulises perspektiivis, mis jääb järele siis, kui meie elulugu lõpeb ja meid mõne inimpõlve pärast unustatakse. Kindlasti kirikud, see on üks vastus, jäävad ja jutustavad oma lugu edasi. Aeg-ajalt ongi hea mõtiskleda, millest ja kellest aga siis jutustavad ja tunnistavad meie pühakojad. Suurte meistrite, arhitektide ja kiviraidurite, tislerite ja plekkseppade, skulptorite ja maalikunstnike, hõbeseppade ja vitraažikunstnike andest, vilumusest, ilumeelest, visioonist. Seda päris kindlasti. Meie esivanemate pühendumisest, visadusest, hoolest ja armastusest, kes on need pühakojad ehitanud, neid hoidnud ja säilitanud, peale sõdu ja tulekahjusid neid taastanud ja laiendanud. Seda ka. Aga eeskätt ja ennekõike tunnistavad need pühakojad koos kõigega, mis siin on ja mis siia juurde kuulub, Jumalast, kelle auks ja teenimiseks nad on rajatud. Mina olen üles kasvanud nõukogude ajal, nii nagu paljud teistki. Ja see oli ajastu, kus võidi küll hinnata kiriklikku arhitektuuri, kunsti ja muusikat selle esteetilisest küljest, pidades aga samas neis kuulutatud ja tunnistatud usku vaimupimeduseks ja eksituseks. Eks seda suhtumist kohtab mõnikord ju ka täna ja see on oma olemuslikult täpselt sellise nõukogude aegse hoiaku vili, et kus me võime imetleda oma esivanemate rahvariideid või käsitööoskusi, laule, mida nad on laulnud või tantse, mida nad on tantsinud ja tunda neile samas kaasa, et kuidas nad küll nii vaimupimedad ja harimatud olid, et nad võisid usklikud olla. Tabavalt on sääraseid suhtumisi kirjeldanud vaibakunstnik ja akadeemik Anu Raud ühes oma loos, mille pealkiri on Jumal padja all. Mul on selgelt meeles üks õhtu 1,5 aastat tagasi, kui ma olin oma mõtetega natukene sellisesse kurvameelsesse olukorda jõudnud ja siis nagu tellitult leidsin
oma postkastis selle loo Anult, kes aeg-ajalt oma tekste mulle saadab. Nüüdseks on see Jumal padja all ka ühes tema raamatutest ilmunud. Aga seal ta räägib siis sellest, kuidas tema tüdrukupõlves ja nooruses tasapisi avastas enda jaoks Jumalat ja seda just sellises keskkonnas, kus järjekindlalt püüti teda ja teisi veenda, et mingit Jumalat ei ole. Inimesed, kes seda usuvad, ei ole piisavalt koolis käinud, ei ole teaduslike teooriatega kursis. Ja see Jumal padja all, see oli siis üks Uue Testamendi ja psalmide raamat, mis oli Anu ristiemale leeripäevaks kingitud ja kuidagimoodi sattunud väikese tüdruku kätte, kes siis õhtuti sealt luges enne uinumist ja siis peitis selle padja alla. Ja ma siis pisut tsiteerin seda lugu. Jumal oli ikka mu padja all ja sai kogu aeg olemas olevamaks ja sealsamas pani mõtlema, et kas siis on või ei ole. Kuidas see võib küll nii olla, et inimkond on oma tegemistega nii puusse pannud, nii mööda lasknud, et ehitanud tuhandeid, ehk isegi miljoneid kirikuid, pühakodasid, templeid, kloostreid ja kellatorne, kellegi jaoks, keda ei ole olemas. Lisaks sellele on kirjutatud veel kaunist muusikat, maalitud pilte, pandud värvilistest klaasikildudest kokku imelisi aknaid ning lauldud heliseva kõlaga kirikukoorides. On kootud vaipu, tikitud altarikatteid ja valmistatud hõbeseppade poolt imeilusaid karikaid ja jälle kõik seda olevusele, keda olemas ei ole. Ainuüksi Eestis on päris palju kirikuid. Kui aga lugeda maailma kirikut kokku, saaks vast kokku nii palju, kui ühte suurde rongivagunisse mustikaid mahub. Neis kirikutes, suurtes ja väikestes, käiakse nädala kõige pühamal päeval, pühapäeval, pannakse selga kaunid pühapäevariided ja kätte peenemustrilised kirikukindad. Lauldakse olevusele, keda ei ole olemas. Paneb ikka mõtlema küll. Mind need arutlused enam ei kõigutanud. See taevavalgus, heldus ja helgus, hingetugi saadavad mind, kingivad kirkust silmasära ja rõõmu. Usun, loodan ja armastan. Natukene kardan ka. See vaidlus ja pendeldus, et kas on või ei ole, tundub tühise pisiasjana. Olgu nii või naa. Mina usun, loodan ja armastan edasi ikka, igal juhul. Minu isal on üks väike luuletus, mis ehk selle tühikäigul vaidlusele punkti paneks ja mille pealkirjaks on Lapse suine. Tuleb alati kõnelda tõtt, mitte midagi välja mõelda. Aga emake kallis, ju tõtt tohib ikkagi välja mõelda. Ja Jumal on tõde, Jumal on armastus. Jah, armastus mitte korraks vaid kaua kestev, tugev, sügav tunne. Sõnades, mis on pühakirja kirja pandud, on vägi ja elu. Sest nii nagu ütleb apostel Peetrus, need pole esile toodud inimese tahtel, vaid pühast vaimust kantuina on inimesed rääkinud, saades sõnumi Jumala käest. Piiblis ehk pühakirjas jutustatakse meile maailma kõige olulisemat, inimkonna elu kõige enam muutnud ja kujundanud lugu Jumalast, kes on tõde ja armastus, algus ja ots, esimene ja viimne. Meile jutustatakse lugu, mis on pannud aluse tervele lääne tsivilisatsioonile ja väärtussüsteemile, lugu Jeesusest, Kristusest. See on lugu, mis algas jõulusündmusega, kuidas Jumal sünnib
kaitsetu, väikese ja haavatavana sellesse maailma, tuleb inimlapsena inimeste keskele. See on lugu, mida taas valmistuvad miljonid inimesed jõuluõhtul pühakodades kuulama. Aga see lugu ei lõpe jõuludega, vaid jätkub. See lugu jätkub Jeesuse elu, õpetuse ja tegudega, kelles inimesed tundsid selgemalt kui kunagi varem Jumala ligiolu ja armastust. See lugu jätkub Jeesuse tervendava väe ja imetegudega, mis tõi haigetele tervist, koormatutele ja vaevatutele hingamist, pimeduses kobajatele valgust, ekslejatele tõde, hüljatutele ja tõrjututele väärikust ja lootust. See lugu jätkub Jeesuse kuulutuse ja sõnadega Jumala kuningriigist, mis temas oli tulnud inimeste keskele. Kuningriigist, kus Jumala nimi on püha ja kus sünnib tema hea ja armuline tahtmine, kus inimesed jagavad üksteisega igapäevast leiba ja võlgade andestust ning Jumal päästab nad kõigest kurjast, nii nagu palutakse meie Isa palves, mida on nimetatud ka kuningriigi palveks. See lugu jätkub Jeesuse kannatamise ja ristisurmaga, milles Jumal näitas meile oma lõpuni minevat ja kõikvõitvat armastust meie vastu, olles valmis andma meie eest oma elu ja meie eest surema. See lugu jätkub Jeesuse ülesäratamisega surnuist ja tema ilmumisega omadele, kus ta tuleb, et anda neile oma rahu ja jagada neile oma püha vaimu. Aga see lugu jätkub ka täna meiega, meie keskel ja meis, kui me Jeesuse Kristuse omadena, tema nimesse ristitutena, tahame elada tema väes ja tema vaimus, olla osalised sellest Jumala suurest loost inimkonna ja kogu looduga, koos Kristusega, kes on tõotanud olla ülestõusnuna iga päev meie juures maailmaajastu otsani. Head sõbrad, see on lugu, mida ei või omapäi seletada ega mis ei ole inimeste fantaasia või loomingu vili, vaid mida pühast vaimust kantuina on põlvest põlve mitte ainult jutustatud, vaid mida on elatud, milles on osalised oldud. Ja see on lugu, mis, nagu ma ütlesin, on pannud aluse tervele lääne kristlikule tsivilisatsioonile ja on olnud ka meie rahva, meie esivanemate vaimsuse, meelsuse, aadete ja püüete kujundaja. Just sellest loost inspiratsiooni ja jõudu ammutades rajasid kord meie esivanemad oma riigi ja panid aluse meie keelele, meelele ja kultuurile. Ja sellest loost ajendatuna, kantuna, vaimustatuna on rajatud meie maa igasse kihelkonda ja linna pühakojad. Nendesse pühakodadesse on seatud altarid ja kantslid, vitraažid ja armulauahõbe, rajatud orelid ja harmooniumid. Seesama vaim, kes on inspireerinud piibli kirjutajaid, on valgustanud ja sütitanud ka neid, kes pühakodade kantslitest on põlvkondade vältel kuulutanud evangeeliumi ehk jutustanud sedasama elu muutvat lugu Jumala armastusest Jeesuses Kristuses. Ja seesama vaim on juhtinud ka kunstnike ja skulptorite, arhitektide ja orelimeistrite mõtteid, nende vaimu, nende kätt, et ka nemad võiksid põlvest põlve jutustada seda elumuutvat lugu Kristusest kunstis ja muusikas, skulptuurides ja maalidel, kirikutekstiilidel ja vitraažidel. Ja just sellepärast on ka pühakojad meile olulised. Armsad sõbrad, lugu Jeesusest Kristusest ei ole üksnes lugu minevikust.
See lugu elab meie pühakodades, aga ka siin ei elada mitte eeskätt selles mõttes, et me saame siin silmitseda ja imetleda sajandivanuseid kunstiteoseid või kuulata orelipalu, mis on loodud 100 aastaid tagasi, vaid see lugu elab meie pühakodades eeskätt siin palvetava ja tegutseva, Jumalat usaldava ja tema väes maailma muutva koguduse kaudu. See lugu elab meie kõigi kogemuses, meie kõigi argipäevas, meie kõigi rõõmudes ja muredes, võitlustes ja kannatustes seal, kus me käime koos Kristusega, kes on meie kõrval. Koos meiega ja igal ajal, kes me tahame olla osa sellest loost ja elada oma elu koos Kristuse, meie õnnistagijaga, nii siin maailmas selles üürikeses elus kui kord igavesti tema kuningriigis. Lõpetan nende samade Anu Raua loo Jumal padja all sõnadega. Elus tuleb ette ummikaegu. Sõbrad keeravad selja või lähevad lahku ning pikalt kestnud turvalised suhted, toredad suhted saavad päevapealt otsa. Inimesed, kes tõeliselt olemas on, lakkavad ühtäkki olemast, kaovad kaugemale, on kadunud ja neid ei ole enam. Kindlaks kaaslaseks jääb vaid see, keda ei pidanudki olemas olema. Temast on tuge, temast on seltsi, on armastust, lootust ja lohutust. Tema on tõeliselt olemas. Taevane valitseja on ja jääb aegade algusest otsani. Kiidetud olgu Isa, Poja ja Püha Vaimu kuningriik, ikka ja igavesti.